Väimele elanikel algasid eelmise aasta maikuus imelikud tervisehädad. Väidetavalt viis mädamunahais ühe noore isegi kopsutursega haiglasse. Põhjuseks väävelvesinik. Alanud olid puurimistööd mineraalvee tootmiseks. Maikuus hakkasid siin Väimele inimesed ümbruskonnas tundma hirmsat niisugust mädamunahaisu ja tekkisid tervisehäired. Mul endal kaasa arvatud, ma iiveldas, öökis, aga ma ei seostanud seda ebameeldivat lehka nüüd selle öökimisega. Ma mõtlesin, et mul on mingi tervisehäire ja siis, kui ükskord inimesed hakkasid nagu mõtlema, et mis asi meil siin ikkagi haiseb juba kuu aega, et mis siis muutunud on. Siis keegi oskas öelda, see asub natuke seal eemal, et toietaga seal sellel suurel kanala kinnistul, mis asub ka kõik alevi sees. Et seal midagi toimetatakse. Toimetaja oli Sergei Uger. Venemaa ja Iisraeli topeltkodakondsusega veeärimees, kelle äritegevus on joogiettevõtted Venemaal. Eestist oli tal e-residendi staatus, aga selle võttis talt Eesti riik ära julgeolekukaalutlustel. Selgus Riigikogus selle aasta veebruaris, kui Igor Taro pidi vastama Väimela teemalisele arupärimisele. Julgeolekukaalutlusi täpsemalt ei ole avaldatud. Juhul, kui inimene on ka topeltkodanik ja tal on siiski üks nendest kodakondsusest agressoriigi kodakondsus, siis me ikkagi käsitleme teda selle agressoriigi kodanikuna, mitte millegi muuna. Hirm ei piirne vaid haisuga. Kohalikud muretsevad, et plaanitav veevõtu maht võib ohtu seada piirkonna põhjaveevarud. Keskkonnamõjusid hinnatud ei ole. Detailplaneering on tehtud ainult nende süütute hoonete peale, mis veetehasel siis on. Aga keskkonnamõju, mis kaasneb, seda justkui sellises mahus veetootmisel ei olegi vaja hinnata. Ja mure on ju inimestel ka, et kui võetakse 2880 kantmeetrit ööpäevas, nii nagu projektis on kirjas. Kujutage ette need kandised, need valged veenõud. 2880 kantmeetrit, 80 korda suurem on see kogus kui Värska originaalil, mis on praegu või senini Eesti suurim veetootja. Siis mis tegelikult hakkab meie põhjaveega siis juhtuma? Kuigi arendaja e-residentsus on tühistatud ja elamisloas keeldutud, üritab ta oma äri Eestis edasi ajada variesindajate ja advokaadibüroo kaudu. Siseminister Igor Taro kinnitusel ei jää riik seda aga pealt vaatama. Meie uus regulatsioon näeb ette, et ka juriidilistel isikutele see keeld laieneb ka siis, kui juriidiliste isikute tegelike kasusaajate seas on siis kontrolliva osalusega sellised kodanikud. Võitlus jätkub nüüd kohtusaalides, kus kohalikud seisavad oma rahaga vastamisi Vene miljonitega. Kohus ei ole veel otsust teinud, kas ehitus võib jätkuda. Sergei Uger on lisaks oma äripoolele ka rallisõitja, ta osales sel suvel isegi Lõuna-Eesti rallil. Seal Vene kodanikel osaleda ei lubatud, aga ta osales seal Iisraeli kodanikuna.